oli Tasula järv. Ehk siis minu lapsepõlve ujumiskoht enne seda, kui Kõrvekülla paisjärved kaevati. Meeletult ilus päikesepaistane päev. Huvitav, et siin ühtegi kalameest ei ole. Kunagi oma noorpõlves siin käidud, siis ikkagi kalamehi oli siin päris palju. Siis sai siin kogu aeg ujumas käidud, nii et ma olen punnvõrriga, mille ma oma koolivennaga Oti käest ostsin. Koos siin teiste poistega olen selle kõik läbi sõitud, siin need radadel käinud. Ja siis me käisime, teist pool Vasula järve oli sõjaväe osa. Ja siis me käisime sealt Maramaa juurest, sealt raudtee juurest sisse ja luurasime sinna. Aga lihtsalt huvitav oli vaadata, kuidas need sõjaväelased seal toimetavad. Ja Kõrveküla kooli vilistlane ma olen ja ma olen väga uhke selle üle, et ma Kõrveküla kooli vilistlane olen, sest Kõrveküla kool on minust kasvatanud ikkagi selle, kes ma olen. Ja miks ma kohtunikuks hakkasin, oli võib-olla see, et kes sa oled. See ei ole mitte keegi. Kui sa 92. aastal ma ülikooli lõpetasin, siis oli ju, maailm oli valla, sai ju minna pangandusse ja sai minna kindlustusärisse ja mind kohtunikuks võib-olla meelitas see, et minu juhendaja, professor Peeter Järvelaid, tema ütles, et võib-olla on see lihtsalt see, et sa saad ise otsustada. Ja kuna otsustusjulgus mul on alati olnud, siis ma selle töö peale läksin. Palalinn on minu jaoks märgiline koht. Kui ma 1983. aastal pärast ülikooli lõpetamist Lähtele tulin, siis ma avastasin selle Palalinna enda jaoks ja kui ma nüüd ümberringi vaatan neid mände siin, mis tol ajal olid põlvepikkused, siis see annab väga hea võrdluse sellest, mida mina praegu teen. Et ma olen aastast 83 õpetanud saksa keelt Lähte ühisgümnaasiumis ja ausalt öelda olen ma sellega väga rahul olnud. On olnud selliseid pingelisi aegu, on raskeid aegu olnud, on mõtteid olnud, et lähen minema, aga siis kuidagi olen sellest asjast üle saanud ja näiteks Palalinn ongi üks koht, kus on väga hea ennast maandama tulla. Võrreldes selle ajaga, kui ma Lähtele tulin, on õpilased väga palju muutunud. Kõigepealt on nad palju avatumad, suhtlemishaldimad, julgemad. Aeg oli teine tol ajal. Aga samas võib-olla ka natukene mõnes mõttes eluvõõramad. Ära hellitatud, olgu siis heas või halvas mõttes, aga kõik on kuidagi käe jala juures ja omal ajal lapsed ikkagi kasvades õues avastasid maailma. Nüüd on lapsed nutimaailmas. Betoon. Inimestel on kuidagi halb arusaam betoonist, et see on väga nagu loodusvaenulik või. Kui vaadata siis, et betoon kui selline on ju puhas looduslik materjal, tsement tehakse looduslikust materjalist. Betooni sisse minev killustik ja liiv on looduslik. Kui vaadata betoonhoone elukaart, siis ma ei leia, et betoon oleks nüüd midagi saatanast või kurjast. Betoon on ju igikestev, vana Rooma-aegsed algelisest betoonist ehitised püsivad püsti veel mitu tuhat aastat vanad. Kui ma ütlen selle nime, mis rahvusest ma olen, siis te hakkate naerma. Et mina olen sünnipära poolest junnlane. On selline väike kena paepealne soodevaheline koht nagu Junnumaa, mis on Pärnumaa ja Läänemaa piiril. Et ega muu Eesti rahvas, teatakse setusid ja mulke aga junnlasi ikka väga palju keegi ei tea. Eks ma tulin juba keskkooli siia kanti, ma käisin Nõos matemaatikaklassis ja siis käisin EPAs või praeguse nimega siis Maaülikoolis inseneriteadust õppimas ja jäin.
mina olen vähemalt 4. põlve aborigeen ehk siis siit külast pärit. Ja sellega seoses tundub, et ikkagi natukene metsa poole. Et kuna hingelt oleme mahedad, tunnustatult ehedad ja siis nii me siin toimetamegi juba aastaid. Koha pärimuskohvik tegelikult ongi tekkinud sellest, et meile on oluline see koht, kus me siin asume, kus me siin elame ja toimetame. Et meie arvates ei ole olemas anonüümseid paiku Eestimaa peal, on konkreetsed külad, on inimesed, on need lood ja legendid, mis selles piirkonnas on välja kasvanud, ehk siis Juula küla on meie kodu ja siia tuli ka see kohvik, et see ei oleks selline anonüümne piirkond, kust ma sõidan läbi, heal juhul saan kõhu täis, halvemal juhul jätan veel prahi maha ja liigun edasi. Et kõik alguses vaatasid, et kes see loll keset põldu kohviku teeb. Ja siis hakati oma sõpru siia tooma ja siis ja nüüd juba 8 aastat. Seda maja nimetatakse Piirissaarel, öeldakse klubimaja, sest siin oli kogu küla või kogu saare kogunemispaik. Siin toimusid peod, sai Näärivanale salmi lugeda, toimusid kinoõhtud, eks ole, sai India filmi vaadata. Ja see oli tähtis koht ja nüüd on mitukümmend aastat, kus see on lihtsalt seisnud tühjana ja on lihtsalt vaikselt lagunenud. Ja me saime vallaga kokkuleppele, et see üürile võtta ja tegime siia pisikese suvekohviku. No see, et ma siin Piirissaarel üldse toimetan, et see ilmselt natuke näitab, et ikkagi otsapidi metsa poole. Päris normaalne mees ei ole, aga eks meid kogu perega on tõmmanud ikkagi veekogu poole. See on ka see, miks me siin Piirissaarel oleme ja Peipsi järv on natukene nagu meri. Tulime siis siia ja vaatasime, et täitsa kena koht. Täitsa kena koht ja ostsime väikese lagunenud majakese ja hakkasime seda võsast välja kaevama põhimõtteliselt. Tulid inimesed, kõndisid mööda ja kogu aeg küsisid, et kas siin kuskil süüa ka saab ja kas järsku keegi sõidutakse ringi ja räägiks sellest saarest natukene juttu ja mõtlesin, et ei, sükest asja küll ei ole ja ei siin süüa ei saa ja mingi hetk hakkasid inimesed juba autokasti meile ronima, et kuule, et sõida ikka ringi ja näita natukene, mis teil siin on. Ja sealt see asi aru saime, et ega me sellest ei pääse, et ühel või teisel moel me peame seda kuidagi siis tegema, sest tol hetkel seda siin ei olnud. Laiemalt mõelda, et siis ma soovin, et inimesed oleksid õnnelikud ja käiks ikka mahedat Eesti toitu tihemini söömas. Sooviksin, et me vinguksime vähem. Armastage oma maad ja austage oma maad. Ja paljunege. Ja kui meie ei paljune, tulevad teised ja paljunevad meie eest, nii lihtne see ongi. Mul oleks hirmus hea meel, kui inimesed oleksid teiste suhtes rohkem arvestavamad. Kui me võtaks ainult enda peale. Ei jorise ja ei virise, ei hädalda ja ei kadetse ja ei torise, vaid teeme igaüks oma asja, teeme seda nii hästi kui saab ja hoiame seda kohta, kus me elame ja toimetame. Nii nagu ma ühes koolilügevisioonile antud intervjuus ütlesin kooli kohta, et ma sooviksin, et Lähte ühisgümnaasium püsima jääks. Nii ma soovin ka, et Eesti Vabariik püsima jääks.